tere, Tanel, mina siin. Ja seekord alustame siis uut FIFA karjäärimoodi seeriat. Tõenäoliselt küll alguses väga palju videoid ei tule, aga see selleks. Aga mis siis siin seerias toimuma hakkab? Suures plaanis, nagu te näete, ma olen võtnud enda tiimiks Tallinna Flora. Ja nagu te ka ilmselt samuti teate, kuidas FIFA 22 olete oled selle kokku puutunud, siis Florat ei ole FIFA 22. Ja seetõttu ma kreitisin selle klubi Iirimaa liigasse. Iirimaa selle tõttu, et sellega on nagu Eesti klubide kuidagi mängida ja nagu tase on enam-vähem võrdne. Ja üleminekuga Eesti liigas tekkis palju probleeme. Esiteks, nagu te näete, meie klubi koosseis on pigem kehvenenud. Teiseks, nad on vanad, enamus. Meie põhikoosseis on peaaegu kõik üle 30 või sinna kanti. Ja loomulikult on meil vaja taastada esimesel võimalusel Flora nii-öelda ideoloogia ehk kõik mängijad peavad olema esimesel võimalusel eestlased. Samuti on meil vaja ikkagi teha oma ära konverentsiliigas, kuhu me ka päris elus siis Flora jõudis. Selleks on meile antud ka natuke ressursse. Esiteks siis loomulikult nüüd viimase hooaja teenitud eurorahad, siis mängijate müügist saadud korralikud summad ja muidugi tasu unustada seda, et ka enne ikkagi midagi konto peal oli Flora. Ja rivaaliks on meil siis mis ta oli? Tule meelde. See on küll jama. Aga kohe vaatame. Nii. Shamrock Rovers oli meie ja on praegu siis meie rivaal, sellepärast, et me alitasime nad play-offis. Aga nüüd ilma pikem jututa eestlaste ülemtreener hakkab tööle. Ja vaatame mul siin kohe mingit infot, aga mis mind huvitab? Nüüd täpselt, mis mult oodatakse. Continental, okei, kõik ülejäänud on väga low. Continentalis minult ei oodata midagi. Aga juba kahtlema, kas ma üldse panin siin sisse, aga okei. Nüüd just panin. Nii, ma pean finishima liiga mid-table ja jõudma veerandsfinaali. Ühesõnaga tõenäoliselt võitma ühe mängu siis karkas. Oi, ma pean noori müüma. Päris jõhkralt rahadest, see on jama. Ühe ründaja või midfielderi tooma. Ja 4 mängijad siis nendele positsioonidele noortes. Ehk siis noored on kõige põhiline prioriteet. Ma on kindlasti palju tööd teha, et eestlasi täis saada sellest kohad. Nii. Ja Youth Academy Reports. Soomlane. Lihtsalt sellepärast, et see on soomlane. Nii. Nii jätame praegu siia. Potentsiaali seal osadega siin on, aga jah, igatahes praegu jätta siia. Eks sinna vaatab sellega ka.
kindlasti me peame panema kohe skaudi tööle, okei. See skaut ei kõlba küll Eesti skautima, ei kõlba lihtsalt. Judgment või experience. No experience'iga saaks küll palju mängijaid. Aga mul on väga halvus kvaliteet ja mul ei ole mõtet, noh. Ma võin ju saada mingi 60 potential eestlasi päris palju. Aga mul ei ole nendega midagi teha. Sina... Mida sa skautid? Ma saab tõesti Iirimaad skautida. Äkki saab midagi müüa. Müüda lihtsalt. Ei tea kahjuks see, et sellega ei ole sisuliselt võimalik. No, okei, võimalik on aga raske. Nii. Ja nüüd selle ülejäänud rahaga. Meil on tiim suhteliselt kehv. Me võime hakata vabalt Eesti sisse tooma. Nii, palju meid siin... Okei. See on suht problemaatiline, et meid nagu... Meid ehk eestlasi nii vähe siin on. Aga loomulikult lisame kõik shortlistidesse ära. Tahaks kõik sisse tuua, aga ma ei tea hetkel, mis hinnad neil on. Ja noh, reitingud ka, et peaks vaatama. Aga jah, prioriteet on esimesel võimalusega ikkagi eestlastest täis tiim saada. Mis sa tahad? Okei, sa mingi chance üle. Nii, õnnelik, nii. Aga vaatame kõigepealt, laseme neil endal hinnata, et näidata, mis tasemega nad on. Okei, 2-1 pole üldse paha, pole üldse paha. Algus. Siit lihtsalt turniilt võib mingit lisaraha tulla, kui hästi läheb. Saabidest räägib siis. Nii, ja veel üks quick sim. 2-0 võit. Okei. Kredi transfer offer. Ütleme ausalt, praegu on suht see, et põhikoosseisu kedagi võiks jätta. Kuni eestlasi pole peale tunda, aga võimalikult palju välismaisi välja praegu võimalikult kõrged hinnad. Taapurgi väga kõrgest hinnast just rääkida ei saa. International management. No sellega on see jama, et Eesti tegi kahjuks ei ole siin. Muidu Eesti tahaks manageda küll. See punasega ma õigesti nägin. Ja see mulle väga ei istu. Kahe matchini pänn. Aga igatahes 230 000 lisaraha. Väga teretulnud. See agreement. Olgu 240 000 mine. Ma ei näe probleemi. Palju mängijatega olega läheb enne kui nendega nii teada saadaks. Okei, nüüd nagu nende reitinguid ei teata. Küll aga teataks, kui palju pakkuda. Et Heina kohta ma mäletan, ta peaks 60 olema reiting. Igal juhul. Ma pean minema ja proovima kõik eestled ära tuua. Baskotši on nõus. Noh, vaadates, mis klubist on, siis ma saan ka aru ka. Aga alustame Sapinist. Floras viibib superhooaeg. Ja nagu näha, siis riigivahetusega ta otsustas lahkuda. Aga toome ta tagasi. Okei, ma peaks just ikkagi mitte neid usaldama ja panema value pealt. Igatahes Rauno Sapinen. Kui ma teaks nüüd, mida palju talle pakub.
Crucial, muidugi. See on meile väga oluline. Proovime vaielda 4-aastasest nagu. Siis on mõnda aega rahulik. Okei, ma saan sellega väga nõus olla. Ja tegelikult ma tegin praegu lollist. Aga mis seal ikka hilja juba. Värava boonus on meil loll esimene lisada. Sest ma tean, et tema hakkab kõmmutama. Ta peab lihtsalt hakkama kõmmutama. Nii. Lihtsalt teeme. Okei, proovime. Nagu ma eeldan, et ta ei tule. Aga vaatame asja üle. Don't buy. 1 year. Proovime 50-50. Transfer fee. Ma loodan, ta ei solve väljast. Okei, 600 000. Ülejäänud korra. Nüüd, kui Baskotši ise nõus on, siis mina olen väga õnnelik. Siis ma lihtsalt saan ära tuua. Nii. Aga asi on alles poole. Nimelt Floridas mitte eriti kaua tagasi mängis ka Erik Sorga. Sealt läks ta ka USA-sse õnne otsima. Nüüd on aeg ta tagasi tuua. Ja proovimegi just täpselt 500 000 oma õnne. Proovime uuesti. 640. 550. Ja kui te nõus oli, siis ma võtan vastu, mis ennast pakuta. Kui see on okei. 640 000. Ma ei saa öelda, ma õnnelik olen. Aga see ei ole nagu problemaatiline summa. Proovime rotatsiooniga, kui sa tahad rohkem, saad rohkemat. Küll ma ta kuhugi ikka väljakule mahutan. Küsime 5 aastat, saab 3-4 ka sainida. Nii ja no release class väga hea. Palka pakun ka 2000. See võib olla üle, aga okei. See on ilmselt overpay, aga kuulge. Iirimaal. Elu on piisavalt kallis. 2000 on isegi nagu väga hea saamine. Nii. Asetame nad kõigepealt pingile, et nad seejärel kohe väljakule panna. Mul näitab, et on võime ka left wingi mängima. Okei, ta ei taha left wingi mängida. Formatsioon. Aha. Striker, nii. 2 strikeri peale üle minna või mitte. Okei, 5 on piisavalt suur. Nii. Sellisel juhul pingeri asemel kämm. Ja proovime siukse asetusega praegu. Alles sadad vingi ei taha vingi mängida. Hetkel sellise, kuigi ma tahaksin mängida ühest tipustrikeri kummalgi pool ühe vingeriga. Aga noh, vaatame. Okei. Nii. Mis meil veel? Meil on muidugi tuua eestlasest puurilukk. Head mängu näidanud hiljuti Arsenalist Readingusse läinud. Karl Jakob Hein. 550 000, no soovidaks pakkuda rohkem, aga proovime õnne 600 000 peal juba. Et siis ei ole mingil juhul suurt overpaid, okei. Nagu tunduvalt odavalt, kui pakuta, soovite, et ma ostaksin ta. Nii läks isegi hästi. Crucial ei ole probleemi. Aga palka palun küsi, sest hiinlane ma ei oska pakkuda, muidu ma puhun ka 2 tonni jälle. Ja tema puhul on pigem overpay. Okei. Nagu üht oli, pakume 2 tonni.
see on nagu repay, aga siis vähemalt elab ilusasti mõnusasti ära mängija. nii. nüüd Käitjamets. pärast Märten Kuuse lahkumist on kindlasti vaja kaitseliini täiendust. ja selleks võib väga hästi kunagi minu meelest ta esindas ka Florat. igatahes jah, Karol Mets. tema peaks suhteliselt hea olema. proovimegi 900 000, tõenäoliselt tahab kõvasti rohkem. tead aga, kui seal on klaus maha, ta on päris aktsepteeritud, okei. Tunduvalt odavamalt kui arvati jälle. tema ilmselt tahab rohkem kui 2000 praegu. ma tõenäoliselt temaga ma tegelikult loodan, ma vahetan ta paari aastaga välja aasta vanust. ja pakume ikka 2000. ei, okei, ma pean 4000 pakkuma. sest ta praegune palk on päris kõrge. sest kui ta praegu see 4900, siis 4000, no ma ei julge 2000-ga riskida. nii, ja nüüd meie viimane, kelle ma saan ära osta. Mattias Käit. noh, noor lootustandev ründaja. lõi sel 2021. aastal päris olulise värava. ja nüüd loodetavasti liitub FC Floraga. pakume nõustuks 550 000, täpselt nagu ta väärtus on. tõenäoliselt nad küsivad rohkem, siis ma saan enam summa teada. okei, nad on seega täpselt nõus. no mul soovitati pakkuda 750 000, ma ütlesin jälle hea summa raha kokku. no pakume rotatsiooni, kui saad rohkem, saad rohkem. Important, okei. ma lihtsalt ei taha neile ise Crucial pakkuda, kuna mida vähem pakkumisega ma nad saan, seda väiksem on oht, et ma nagu ei täida seda, kas kogematu või meelega siis nõuded. igatahes on aeg lisada täiendused skuadi. esiteks väravahad. no Dillon läheb nüüd pingile. ja teiseks korralik täiendus midfieldi. ründav keskväljamängija Mattias Käit. nii et ma vaatan, et meie ründajad on kõik praegu Eestist. kuna ründaja kolmandiku mängijad, see on päris hea. ja nüüd Oldhami vastu. see on poolfinaal. no ma tahaks ikkagi selle karika juba võita. et ma lähen mängin. proovin ka poisiga tutvuda. et siin selles mõttes, et siin ei ole oluline väga see karikas, vaid see raha just. ja loomulikult meie, okei, ma ei tea, mis meil jääb juures. aga jah, et meie kitt on siis kodukitt on rohevalge. veekitt on valge-rohelisega. logo ilmselt juba nägite. ja lisaks sellele siis meil kodustaadioniks A. Le Coq Arena. meie oma staadionil siis muru on külje triipudega, nagu ma seadsin seal ekstra. ja siis loomulikult staadion ise on valge, aga toolid on rohelised. võib-olla küll vale tooni rohelised, seda ma ei oska öelda. ma nii täpselt ei saanud teda ka seadistada, aga ikkagi rohelised. või oleks võinud ühe sammu veel lähema teha. aga see on vist sappi, käituge. Need on dynamic faces, nii et ei ole võimalik väga aru saada.
igatahes juba esimene hea võimalus eestlastel. Väravarvavad uues klubis. Või noh, tegelikult enamuse jaoks neist tagasi vanas. Ja lühenduses mäng Flo ja FCF-i vahel. Aga otsustasin ikkagi lõpuks Flo panna. Okei, see oli huvitav põrge. See ei lähe. Noh, jah, mängijate tasemega on nagu on. Ei lähe need pallid kohale, no mitte ei lähe. Uppa, ei on isegi kaugel või? Ma ei tea, miks mul seal oli komme lihtsalt, kui pall läheb ära, siis tackle vajutada. Aga igatahes, nagu näha, siis ma jätkan selle tegemist. Ka pärast selle mõist. Oih, see oli lähedal. Aga õnneks saab hein lahti. Ja nüüd võimalus anna söötu. Okei, Sappinile nagu läks sööt ette, aga mitte siin nagu pidanuks vast. Nagu ma ütlen sööt. Kui Sappin ideaalis võimus ka kiiremini minna. No praktikas arvestades ta 64 reitingut, siis mida ma ootan. Tahan söötu anda ja ta siis selles me kaotab palli. Ei ole tore, aga me ei pole teha. Aga etsamalt siin karjäärimoodis ma otseselt ma ei julge praegu öelda, et ma ei saini mitte ühtegi välismaalast. Aga no kindel on see, et mu nagu prioriteetsem ja sain rohkem soovin igal juhul eestlased. Aga mingi hetk võib-olla on tõesti see koht, et järgmise sammu tegemiseks tuleb teha ikkagi signinguid ka välismaalt. Ja noh, teistpidi ka, ütlen, välismaalase vastu vahetamine ei ole ju halb iseenesest. Siis ikkagi noh, ütleme, et eestlaste arv ei muutu ja vähemaks, ma mõtlen siis sellele, nagu kõrgemaks võiks alati muutu. See arv, aga jah. Ja et kui hästi läheb, siis tekib ka siukseid noori, eestlasi, keda saab nagu välismaale eksportida. Sellega nii endale raha saada. Kui ka mitte ainult, vaid näiteks ka andagi üleüldse eestlastele nüüd rohkem võimalust. Ja kui saaks Miduscouti panna Eestisse, ma paneks Miduscouti Eestisse. Sest just see Eesti jalgpall on selle karjäärimoodi mõte tegelikult. Ja nüüd... Ei, kuidas Sappinen? Päris üslet tuli palju paremini ära ausuma. Esimene poolaeg. Raske 0-0. Aga teise poolel on Tallinna Flora kindlasti vaja võitu. Ma arvan, et ühest värast piisaks, ma saaks skippida. Seega, lööme ühe ära. Peab lööma. Siis vaatame edasi. Aga jah, praegu on see, et
ründe kolmandikul mängijaid isegi nagu on. Ja nagu selle taha ei jää, et ees mitte kedagi ei oleks. No. Tõsi, nad on kaitseliinis nagu väga palju madalamal. Ja kaitseliini vahelt nad ei ürita väga mingi teha just. Kaks asja, nad ei ürita juokse teha. No kolm asja. Nad ei ürita jookseda, nad ei ole väga kiired. Ja nende söödud ei jõua sinna, kuhu ma tahaks. Jälle ei. Oi-oi. Mulle ei meeldi siuksed asjad. Miks ma... Okei. Kuidagi siin isegi enda laudi. Ma tundus küll, et ma ise lüksin kogemata välja. Mul pole palli vastu midagi. Mis asi see oli? Miks ta ära lõi? Kas minul küll sellist komandi ei olnud? Ei! Ja 1-0 maht. 1-0 kaotus seis. Aga Eesti klubides on eestlaste jaoks on tavaline. Nad on juba harjunud kaotusseisust järgi tulemisega. Ja näete, sellest on näide kohe väga hea võimalus. Sorga ei pea, ma ei peaks sorga nii madala langema tegelikult. Nii. Vasta out. Ei, mitte sinna, miks sa sinna? Okei, see kord tõesti oli minu viga, ma panin nüüd siin, noh, siis kui ta kuule palli ei olnud, panin tackli jaoks B, aga ta realiseeris seda siis, kui ta palli sai. Et kinda on minu viga. Aga jah, mulle tegelikult ei meeldi see, et FIFA nagu Florat päriselt ei lisanud mängu. Aga igatahes seisuks saab 1-0 ja värava autoriks on muidugi Rauno Sapinen. No okei, numbritega peab mängijatele kunagi ette võtma. Aga noh, see ei ole praegu nii oluline. Aga nüüd survestame. Läheme kohe teise jahile. Praegu nagu esimese pealt selle emotsiooniga on väga hea minna. Teist selle järgi. Oi, lähedal hoopis tagasi laskma. Mis siis Karl Jakob Hein on küll äkki väsinud väravahi kohta. Millest saab? Nagu jah, ta on midagi pidanud tegema, aga ta ei ole nagu ühtegi mingi rünnakut kaasa teinud või kõik sellist ekstreemset. Nagu. Kas seismine on tõesti nii väsitav? Siis minu arust nagu soojendus ei loeta. Oi kurat. Peavärava. Ja me oleme 2-1 maas. Kuidas see läbi? See ei pidanud üldse selles suunas minema. See pidi ette minema, aga mitte tema suunas. Ja kõik. Selle peal võib vahelt ära teha. Siin ei ole enam midagi teha. See mäng on läinud. Aga no me ei saa muidugi lihtsalt jätta seda nii, me peame ikkagi lõpuni mängima. See enam-vähemgi normaalsena seisu oli.
paarkümmend minti tagasi oli asi väga fine, aga ma arvan, et asi on seotud sellega, et mängid on nii väsinud, jep. Kui ma pean juba sisse tooma päris väsinud mängijaid, siis see näitab nii mõndagi. Okei, ma tegin väga palju jälle vigu, aga 4-1, no see on ikka väga poole seis. Ma ei tea, kuidas ma selle asja praegu ära kaotsin, aga mis teha. Ja nüüd ütleme ausalt, ei ole enam vahet, kas nad löövad või ei löö. See võib rahulikult lasta lihtsalt põhimõtteliselt läbi. Muidugi ma ei tee seda, aga põhimõtteliselt. See oli valus. Aga näete, fännid sellegipoolest plaksutavad, nad ei ole peale alla. Nad teavad, et siit veel midagi ikka tuleb. Aga jah, täna kehv päev, poolfinaalis 4-1. Aga load the client. Okei, Baskotši ise ei ole huvitatud. Aga ma sellepärast, ma ei remove teda shortlistist. Äkki kunagi ikka annab võimalus. Aga seniks. Vaatame üle nende free agent'id. Äkki on võimalik kuidagi tasuta täiendada oma ridasid. Sest no ütleme ausalt. Et hetkel mul mängijate üleküllastumisohtu ei ole. Ja eriti just kaitset ja ka midfielderid ja just soomlased on nagu, soomlased on nagu need, keda tahaks sainida. Aga Küpros ka, miks mitte ka. Just soomlased, miks? Sest esiteks, nad on ikkagi Eestile kõige lähemal, ma ütleksin. Ja teiseks on see, et viimane välismaalane või välismaa kodakondsusega isik, kes oli Floras, oli tegelikult soomlane, Nurmila, midagi sellist. Kaitsja, keskkaitsja, kommunistmäed, oli keskkaitsja. Ja. Aga nüüd. Vaatame. Äkki siin tuleb midagi veel. Või tahtsest nagu, need reportid tahaks miks ära oodata. Okei, Human Souls. Aga see on sus reporte näidake. Te ei tea. Value 1,1 milli. Aga ma pean reportid ära ootama. Nii, Final Scouting Reports. Mis reitingutest, seda siis ma mõtlen vaadata. 60+ oleks mõtet, kas vaadata, kas või mitte. Ja siin on ikka päris häid saake. Potentsiaalselt, juhu kui nad mingi nõus on. Aga siin kõigi nendega tuleb arvestada seda, et kui ma peaksin saama arvestatavad Eesti vastava positsiooni mängijad kunagi, siis nad ilmselt kohe kaotavad või kohe väljakul. Nii. Palju ma peaks 1500. Nii, left. Teine kesk. Parem.
Vaat teist parem kaitset ma enam ei võta. Keskvälja soomlane, okei, ma ei vaadanud palju palka peaks pakkuma. Pakume kõige kehvem, mis pakkudeks vaatame, mis küsib Khrushchev. Okei. 4 aastat, pole probleemi. Release-klausis sa ei saa. Või pakuks 900. No 1000 on suht kindel, et sa oled nagu nõus arutama. Nii et ma saan proovida kõigilt neilt korvi. Sest ma soovitan insult. Okei. Aga vaatame, mis siit tuleb. Äkki mõne ikkagi saab. Võiks ju saada. Üks ühele juba ei sobinud. Jah, need ei sobi siuksed. Arvestad nagu vähe, aga seda, et keegi ei ole nagu nõus, selle peale me päris ei tulnud. Tahad sellist tüüpit laenata. Võimaluse kohustused, olgu. Tahaks tegelikult müüa, aga palun väga. Ei ole probleemi. Palka ma tahaks keelt veel vähem maksta. 110 000, võtke või ligane sellist, võtke. Nagu tema on küll see, et tahaks lihtsalt lahti, kas või tasuta. Sest ta on küllaltki, mõõdetu koorem. Suur koorem, aga siiski koorem. Vaatame, kas ma saan nendega uuesti rääkima hakata. Vist see ei saan. Ja ma saan uuesti rääkima hakata. Okei, nii et pakkumised, mis mul soovitatakse võib hästi visata. Sa tahad kiineks Khrushchev. 3 aastat pole. Clean sheet boonust sa teed nalja selle summas. Olgu. Selle sa võid saada. Aga misuguseid boonuseid, mul ei meeldi boonuseid anda inimestele. Ma võin anda neile pigem kõrgemat palka. Kokkuvõttes ikkagi rohkem maksta. Aga need boonused, need ei meeldi mulle. Khrushchev, olgu. 2 aastat lepingut, pole probleemi. Release-klausit ei saa. Kuule, need boonused on hullumeelsed ju. Nii. Teine keskkaitse, ta on natuke noorem ka. Aastat olgu. Muidugi loodan, et praktikas ei ole enam 3 aasta pärast ega lepingu nagu lõpuks asja kellelegi neist nagu väljakule. On selleks tõesti nagu Eesti taseme saada noortest, aga asi on jah, selles ma pean ikkagi praeguses ka mingi tiimi ehitama, mis oleks võimeline hea stardiplatvormi liigas ehitama. Selles mõttes, et ei ole küsimustki, et liiga kas nüüd tiitli peale minna. Aga hea koha peal mängida ma tahan juba esimene hooaega. Tiitli kohta ma ei tea lihtsalt, mis inimesed siin teised on. Aga kõigi nende välismaadse, keda ma praegu sisse toon, nende puhul müümine. Ma ei oska, ma päris tahan seda teha, aga täitsa mõelda. Siis pikas plaanis, nagu ma rääkisin, kohtumine nagu nii. Nende tiimis. Nii on see koht, et value, okei, nagu neil on value'd. Aga 16 aastat tau.
siis võib midagi tulla. Nagu pakume minimaalselt 1000. Okei, no see ühese pakkumise. See ei läinud pigem hästi. Olgu. Nagu need võid isegi enam realistlikud olla. Aga jah, paneme põhikoosseisu paika. Right back. Mis meil praegu pingil on see, et praegused need varumängijad siis on kehvemad kui praegused miinmängijad, mistõttu praegused varumängijad peaks minema reservi ja praegused põhimängijad siis väljakule. Nii. Ütleme sellise vahetuse. Nii, kaitses. Päris tunduvalt tugevneb asi. Või võib öelda, et taheneb. Nüüd on mul siin 2 sellist weak spotti, kellega enda tahaks vahetust CM ja CDM. Vaatame äkki veel. Free agent'id turul. Lihtsalt CM. Okei, tema isegi tahaks seda tuua, aga temal vist läks see kehv pakkumine. Striker. Palju on? CM-i mängid või? Vist ei mängi. Siis pole temaga midagi teha. Nii. Vaatame lepingute pikkusid üle, kas kõigil on lepingud USA. Päris palju üheaastased lepingud. Üheaastased need. Üheaasta lepingu tüübid. Viskame transferisse. No okei, tema puhul võiks proovigi jätta esialgu. Ühesõnaga, et kes ei ole nõus normaalsete tingimustega, neid viskame transferisse. Siis Tomis on Iirikas, ma ei ole tasuka tegerast. Okei, temaga mul ei ka midagi teha. Vana mees juba ja pigem läheb alla. Nii. Kindlasti transferlisti. Tema vist esialgu on vajalik. Ta on mul varuväravat. Varu, no vaja minna. Kindlasti mul kell vajalik mängija. I never mind. Tal ei ole positsioonigi. Plus ta on päris vana, läheb alla ka. Nii, okei, vanlistis. Tema esialgu tuleb hoida alles. Kahjuks. Kellega tahaks maha müüa, aga läheb vaja veel. Toner. Igal juhul müüki. Ja me oleme jõudnud sinna, keda mul vaja on. Vaatame. Äkki saab siin esimeses ülipikas osas kellegi maha ka müüdud. Veel. Siis praegu mul teed võiti. I'm happy you're going. On nagu enamusel puhul aus.
aga keegi võiks midagi pakkuda. aga igal juhul mul peaks olema liiga kõige nagu võimsam transfer, jah. See värk. Keegi pole liigi lähedast midagi. Teis on mingi paarisada tuhande. Enamus nullid sisse, 0 eurost sisse, 0 eest välja. Kellegi, mõnel on see paarisada tuhandest sisse välja. Nagu osta müüke. Siis mul lihtsalt. Ja mitme miljonist mängid sisse lihtsalt. Üks müük praegu selleks hetkeks. Aga äkki keegi tahab mu prügi osta. Kui on loan offer. Mine kaua, asi hullemaks ikka minna ei saa. Nii et vaatame, äkki tuleb veel mingi pakkumisi, tõenäoliselt vastu võtta ei jõua. Nagu mängijate poolt, mina võin vastu võtta. Sellest pole kasu. Ma võin proovida mõnda noort sisse tuua. Aga igatahes. Jep, need ei meeldi neile ja laen ei toimu välja. Nii. Ja kuidas noorte report on päris hea potentsiaal. Ütleme nii. Aga jah, see oli esimene päris pikk avavideo. Loodan, et teile meeldib. Aitäh, et vaatasite. Head aega.